Üha enam me pöörame tähelepanu, et tarbida lisaks toidule vitamiine ja toidulisandeid. Ja üks väga tähtis mineraal, millest ma arvan, pea kõigil on puudus, on magneesium. Kuidas siis teha selgeks, et mul võib olla magneesiumi puudus? Magneesium on tõepoolest meie kehas üks olulisemaid mineraale ja kui meid vaevab magneesiumi puudus, siis me võime täheldada, et me oleme rohkem närvilisemad ja meil võib olla ka ebakvaliteetne uni, me väsime kiiremini, samamoodi võivad kimbutada meid muidugi ka lihaskrambid, meil on keskendumishäired, mäluhäired. Magneesiumpreparaadi valikul võiks silmas pidada magneesiumsoola vormi, mida preparaadis kasutatakse ja samamoodi puhta magneesiumi kogust ühe doosi kohta. Magneesium diasporaal toodetes kasutatakse väga hea biosaadavusega magneesiumtsitraati ja puhta magneesiumi kogus ühe doosi kohta, ehk siis tema puhul ka päevase annuse kohta, on 300–400 milligrammi. Aga ma näen, diasporaalil on siin 4 sorti magneesiumi, et milles see erinevus on? Ja nüüd on võimalik valida lausa 4 diasporaal magneesiumi vahel, mis erinevad üksteisest siis puhta magneesiumi koguse, vitamiinide sisalduse ja ka maitsete poolest. Ja kõigi 4 toote näol on tegemist otsegraanulitega, mis tähendab, et need on väga mugav otse suhu valada ja ei ole vajadust vett peale juua. Kõige rohkem puhast magneesiumi sisaldab meie 400 milligrammine apelsinimaitseline diasporaal magneesium ja tema on siis sobilik kasutamiseks just suurenenud magneesiumi vajaduse puhul. Järgmisena on meil riiulis siin sidrunimaitseline 300 milligrammi puhast magneesiumi sisaldav toode ja tema on sobilik kasutamiseks igapäevaselt just magneesium vaeguse ennetamiseks. Ja eelmisest aastast on apteegi riiulites jõudnud ka 2 uut toodet, et kõigepealt esimene meie uudistoode on magneesium diasporaal pro lihastele ja närvidele ja tema sisaldab lisaks magneesiumile veel B-vitamiine ja B-vitamiinid on väga olulised, toetamaks meie närvisüsteemi, võitlemaks igapäevaselt stressiolukordadega. Ja teine uudistoode on meil magneesium diasporaal pro lihastele ja luudele ja tema sisaldab lisaks magneesiumile veel D-vitamiini ja K-vitamiini. Kas magneesiumi tarbimise puhul on ka mõni selline hoiatus, et kas võib ka üledoosi saada? Enamasti kimbutab ikkagi tänapäeva inimesi magneesiumi puudus, nii et üledoosi ohtu magneesiumi puhul enamasti ei ole. Pigem on sellest just abi kõhukinnisuse probleemi puhul, näiteks rasedatel, keda see probleem kimbutab tihti ja magneesiumtsitraat aitab just seda meie ainevahetust kiirendada. No väga tore, et selline preparaat on olemas, aga ütle, kus seda siis leiab, et teaksid inimesed tulla seda endale soetama. Magneesium diasporaal tooted on saadaval kõikides veebiapteekides ja kes tahab tulla kogu meie valikuga lähemalt tutvuma, siis suurema tõenäosusega leiab kogu valiku suurematest apteeka apteekidest.